Teil on see õnn olla väga sagedasti Kreeka riigi külaline ja valdate ka kreeka keelt, selles mõttes tunnete ennast seal üsna koduselt. Kuidas teile tundub, milline on meie mainstreami ajakirjanduses praegu Kreekast loodud kuvand? No eks kreeka keelt jah, alati võiks veelgi paremini osata, see on sügav kultuur, aga Kreeka on Euroopa kultuuri alus, meeldib see või ei meeldi. Ja meie arusaamine Kreekast, ka see, kuidas meedia Kreekat käsitleb, presenteerib, on just nagu kahesed takistused, aga ühest küljest ei suudeta sellesse ajalooliselt väga rikkasse kultuuri sisse elada, kultuurilised takistused. Ja teist laadi takistused on seotud sellega, mis on meedia üldine propaganda, mainstream, nagu te ütlesite, need kuvandid, mida mitte ainult meil, aga ütleme Lääne-Euroopa, kogu maailma peavoolu meedias rakendatakse. Et need kaks asja kokku ja ma ütleks, et see kuvand Kreekast praegu on väga võhiklik, väga pahatahtlik, kreeklasi kujutatakse suisa niisuguse parasiitrahvana, kes on süüdi kõikides majandushädades peaaegu et üle maailma. Ja paraku tuleb niisuguse kuvandiga kreeklastel leppida, kuid nende lohutuseks on see, et omades nii sügavat ajalugu, nagu nad omavad, see ei ole mitte esimene kord ja see ei ole esimene kord, kus nad võitjana sellest olukorrast välja tulevad. Mis seal tegelikult toimub ja mis on see, mis meile arusaamatuks jääb? Sellepärast, et meie mõtleme ju siin reeglina ainult majanduslikas kategooriatest ja üsna iseloomulik on seegi, et meile jäetud mulje järgi on meil majandusega kõik korras, inimesed elavad samas halvasti, Euroopas mujal on kõik majandus kuskil kas juba kuristikus või selle serva peal, aga inimesed samal ajal elavad hästi. No võtame jah näiteks niisuguse küsimuse nagu võlg. Kreeka probleemiks on riigivõlg. Meie probleemiks on inimeste individuaalne võlg. Ja kui nüüd võrrelda Kreeka keskmise inimese laenukoormust, individuaalset laenukoormust näiteks eestlase omaga, siis kreeklased on võtnud väga vähe, eraisiku laenu. Riik on võtnud suuri laene. Meil on vastupidi. Meil on riik suhteliselt maksujõuliseks ennast deklareerinud, saab aidata ka teisi riike, aga samal ajal elavad inimesed väga suure laenukoormuse all. Ja kui nüüd tulla selle küsimuse juurde Kreeka kuvandist tagasi, siis see pilt, mida meile aeg-ajalt serveeritakse, see on märatsev rahva hulk, kes Sintagma väljakul siis loobib politseinike, politsei süütepudelitega ja kogu niisugune rahutus, aga esitagem endale mõned küsimused. Riigivõlg on ju väga suur ka teistel riikidel. Näiteks Ameerika Ühendriikide riigivõlg, täna hommikul raadios seda öeldi, see on 15 triljonit dollarit. See on astronoomiline summa. Kas te kujutate näiteks meie ajakirjanduses ette selliseid pealkirju, et ameeriklased on idioodid? Selliseid pealkirju mina ei kujuta ette. Või ütleme Itaalia, Hispaania, Portugal, Iirimaa. Miks on Kreeka see kont, mida ikka jälle niimoodi näritakse ja meedias esitatakse siis niisugust vägivaldset rahva hulka? Üks põhjuseid on see, et tõepoolest Kreeka natuurist on keeruline aru saada, aga tegemist on rahvaga, millel on traditsioonilised väärtused ja need traditsioonilised väärtused ei ole päris sellised mainstreamile mõistetavad ega mainstreami poolt ka heaks kiidetavad. Ja näiteks Kreekas on väga tugev perekonnamudel, väga tugev arusaamine selle suhtes, et sinu kohustused eelkõige on perekonna ees. Järgmine niisugune piir, see on siis poolis või siis enam vähem hoomatav selline linnriik. Ja sealt edasi tuleb tegelikult juba kaos. See on klassikalise Kreeka arusaama järgi, et mida sa suudad hallata, see on suhteliselt väike niisugune poliitiline majanduslik ühendus. Euroopa Liit kogu oma bürokraatliku süsteemiga on väga-väga tegelikult Kreeka mõttele võõras. Ja kreeklased ei ole nendesse ühendustesse kõikidesse mitte tahtnud, kus nad praegu on. Näiteks on nad korduvalt soovinud välja astuda NATOst. See soov NATOst välja astuda 1967, me teame millega lõppes. See lõppes sõjaväelise riigipöördega, mille organisaatoriteks olid inimesed Ameerika Ühendriikidest. Ja muidugi president Bill Clinton on vabandanud selle eest, aga 17. novembril, kui toimus siis Ateena
polütehnikumi hoones selline tõsine vastupanu, tankid murdsid sisse, 23 inimest sai surma, et seda mälestades nad liiguvad Ühendriikide saatkonna juurde igal aastal, ka sellel aastal tehti seda. Ja et see on rahvas, mis armastab vabadust, millel on oma arusaamine sellest, mis on inimväärne elu, mis on sotsiaalne õiglus, ja hämmastav on see, et kuigi need vägivaldsed kaadrid tunduvad tõepoolest olema äärmuslikud, aga neid surma saanuid on olematu hulk. Et osatakse hoida piire, osatakse nagu see poliitiline võitlus läbi viia näiliselt ekstreemselt, aga nii, et see mahub ikkagi poliitilise vastuhaku tsiviliseeritud vormidesse. Või siin näiteks võtame sellise näite nagu elekter. No kuidas kreeklastelt raha kätte saada? Riik on vaene, kreeklastel endal on, nagu öeldakse, kuld peidetud oliivipuu alla, kuidas üksikisikult seda raha kätte saada, kui ta panna inimest maksma nende Lääne-Euroopa suurte pankade neid laene kinni. Tuleks inimesed maksustada niisuguse asjaga, on siis leitud nagu elekter. Ja igaüks tarbib elektrit, missugused elektriseadmed ja asjad kaasajal kõik on, ja sa ei saagi järgmist elektriarvet maksta, kui sa ei ole ennem tasunud, ja nüüd tulebki see uus asi, kinnisvaramaksu, see on uus maks, mis on Kreekas. See on Kreekas? See on Kreekas, ja kinnisvaramaks, ja see on küllalt suur, et rahvalt raha kätte saada. Ja nüüd ongi olukord, et kui sa ei ole seda kinnisvaramaksu maksnud, siis sa ei saa ka elektrimaksu maksta. Ja kui sa elektrimaksu ei maksa, siis sul lülitatakse hoone elektrivõrgust välja, mida on hakatud tegema. Kuid on moodustunud rahva oma algatuslik väga tugev liikumine oma valitsuste tasandil, mis lülitab inimesed, välja lülitatud inimesed tagasi vooluvõrku. Ja Kreekas on rahvuslik elektrikompanii, nii nagu meil on Eesti Energia, aga suhtumine, mis on elekter, kuidas rahvast elektriga peaks varustama, mis üldse elekter on rahvuse ja rahvusriigi jaoks, on totaalselt teine. Sest 1950. aastal Kreeka rahvuslik elektrikompanii, tema nimi on DEI lühendatult, deklareeris, et nende ülesanne on varustada kreeklasi odava elektriga, odavad elektrilahendused. Ja DEI juht ütles, et ta ei anna ennast poliitikute räpase mänguteenistusse. Rahvas on läinud oma teed ja lülitanud näiteks vastukäiguna mõned ministeeriumid välja. Me teame, et näiteks tervishoiuministeerium, kultuuriministeerium ei tööta, ministeeriumi enda töötajad ei saada neid makse enam välja. Ja see on see, millest meie meedia kaunikesti vaikib, ja rääkisin ühe kreeklasega, kes siis oma valitsuse tasandil niisuguseid aktsioone ka korraldab. Ta ütles, et vaadake, et elekter, see on sotsiaalne hüve. Ja see ei ole midagi niisugust, millega me rahvast kooriksime. Ja võrdleme näiteks seda hoiakut sellega, mis on Eesti Energia ja tema juhi Sandor Liive suust ju hiljaaegu kõlanud, et kui on võimalik võtta kasumit, siis oleks häbematus seda jätta võtmata, ja siis me investeerime seda Jordaaniasse, me investeerime seda kusagile müstilisse Ameerika kaevandustes ja niisugused asjad. Ainult mitte ei tee oma inimeste elu lihtsamaks ja odavamaks. Täpselt niimoodi, kusjuures see peaks, kui see on rahvuslik energiakompanii, siis ta peaks eelkõige lähtuma sellest, mis asi on sotsiaalne hüve. Nii et me näeme siin niisuguseid erinevusi, meenutagem kas või seda, millise vihapurske kutsus Euroopa Liidu nende põhiliste liidrite seas esile Papandreou avaldus, et me teeme rahvareferendumi. Ja meie meedias siis on seda kujutatud peaaegu, et demokraatia olulise riive, kui sa küsid rahva arvamust isegi niimoodi, demokraatia enese mõiste on niivõrd teisenenud, sest algselt demokraatia tähendab, mida ta tähendab, et see on vahend, kuidas võimalikult palju kodanikke saaksid osaleda võimuprotsessis, reaalselt olla kaasatud parlamendi ja muude asjade tegevusse. Kaasal demokraatia tähendab meil seda, et mina nimetan seda kasiinodemokraatiaks, võid sinna minna, mis tahes nuppe ikka jälle uuesti valida, sa saad sama tulemuse, ühe totaalselt suure pettumuse. Et kuidas üks väike grupp inimesi, kes on tegelikult usurpeerunud võimu, ja kasutades siis sellist klassikalist terminoloogiat, mõnikord ja reeglina kaunis käpa. Aga see muide mõistete sisu äravahetamine toimib demagoogias imehästi. Ja enamik on lihtsalt seotud harimatusega, ütleme, et demagoogia ka nõuab mingit niisugust nagu mõistete valdamist, et olla hea demagoog, sa pead teadma selle mõiste algtähendust ja siis sa moonutad seda mõistet. Aga enamiku puhul on tegemist lihtsalt harimatusega, võetakse nagu see mõiste, nii nagu sellest aru saadakse ja
kasutatakse seda, nii et need on need olulised erinevused, kui siin paar momenti välja tuua. Kreeka ühiskonnas traditsiooniliselt, kui neid kirjeldatakse mõnikord trotskistidena, siin Mart Nutt, ma kuulsin, oli Vikerraadios, kreeklased on trotskistid ja nii edasi. Vaadake, see vasakpoolsus ja parempoolsus, millega väga tihti inimesi liigitatakse, poliitikuid, see ei ole ju inimeste kõige olemuslikum joon, mis on kõige olemuslikum inimeste puhul, see on karakter. Sest me näeme ju oma enda poliitilisest praktikast, et inimesed, kes olid vasakpoolsed, muutusid õige kiiresti parempoolseteks, kui asjad muutuksid tagasi, aga see, mis on sinu olemus, kes sa oled, see ei saa olla midagi niisugust, mis tuulelipuna. Missugune on sinu eidos, teiste sõnad? Mis on sinu eetos, eks ole, mis on sinu pathos, mis on sinu eethos, kuidas nad omavahel suhestuvad, kes sa oled, mis on sinu karakter. Ja traditsioonilises Kreeka kultuuris see üllatavalt palju elab kaasajal veel edasi, selleks, et seda mõista, selleks tuleb teritatud pilku omada. Ja et need klassikalised Kreeka väärtused, mis on seotud õiglusega, dikeosiini, mehisusega, sotsiaalse sellise hüve arusaamisega, mis on üks õige niisugune nagu poolis. Ma veel kord ütlen, et kreeklase jaoks on see hoomatav näost näkku kultuuri esindav poolis selliseks sotsiaalsuse ehk ülimaks ideaalseks vormiks. Aga kreeklased ei usalda oma poliitikuid ja nende üldise arusaamise järgi professionaalsed elukutselised poliitikud on suurim nuhtlus ühiskonnal. Patt on siin seda juttu katkestada, aga lubame vaatajatele ja kuulajatele, et me tuleme selle teema juurde õige lähemas tulevikus veidi pikemalt ja põhjalikumalt kindlasti tagasi.